Inimestel juhtub kogu aeg ja kõige sagedamini juhtub seda just katki läinud mobiiltelefonidega, ehk siis kindlustusseltsid saavad kõige rohkem kahjunõudeid just purunenud mobiiltelefonide pärast. Aga mitte ainult. Suvel on teemaks ka näiteks katki läinud murutraktorid või siis purunenud kodused spordimänguväljakud. Aga mida siis teha? Kus seda abi võiks leida? Talviti juhtub hästi palju õnnetusi nii sõidukite kui siis näiteks ka reisidel, suusareisidel. Suvisel ajal on see natuke teine, käiakse rohkem vee peal, seal juhtuvad õnnetused, samamoodi juhtub liiga sporti tehes, sest võimalik kergemini sporti teha ja liigutada, et see on kõik selline nüansirikas. Kuid väga palju põhjustab peavalu ka aiatehnika. Erinevad igasugused sporditarbed, tööriistad, kõik need, mis on nagu sellised kestvuskaubad, need, mis suvel on rohkem nagu siis õues, mida rohkem kasutatakse. Ja need kõik on sellise riski all, et nendega võib midagi juhtuda ja kahjustada saada. No mis see teie nõuanne võiks olla? Mis inimesed peaksid tegema? Kui ikkagi telefoniga midagi juhtub või mingi muu kestvuskaubaga, siis Coop Pangal on väga hea ostukindlustus, mis on siis tegelikult kõikide kaartidega kaasatud, nii debetkaardiga kui krediitkaardiga, et ei ole ainult kuldkliendile või kellelegi ja see aitab alati. Ostukindlustus kehtib kestvuskaubale, mille ostuhind on 100–2500 eurot. Oma vastutus iga kindlustusjuhtumi kohta on 30 eurot. 12-kuuline ostukindlustus rakendub automaatselt ega nõua eraldi liitumist ja aktiveerimist. IF-kindlustus peab aga parimaks viisiks oma vara kaitsmisel kodukindlustust. Sel aastal ei ole olnud, aga põhiline suvemure on siiski äiksekahjud ja samuti looduskahjud, ehk siis tugev tuul teeb palju pahandust ja suuri kahjusid ning ka rahe. Kas te olete seda ka märganud, et inimestel kipuvad asjad katki minema, eriti just võib-olla mobiiltelefonid suvisel ajal vette kukkuma või katki minema või? Jah, ma just küsisin käsitlejate käest ja vastuseks tuli, et inimesed tükivad koos mobiiltelefonitega ise vette kukkuma, et see on nagu midagi uut, aga üldiselt mida veel on juhtunud, et robotmuruniidukid millegi pärast on nii mõnedki läinud tiiki. Kindlasti millele peaks tähelepanu pöörama on kindlustuskaitse, et see oleks võimalikult lai. IF-kindlustuse puhul siis kogu risk, et ei tuleks hiljem nagu halba üllatust, et äiksekahjud ja ülepingekahjud ei ole üldse kaitse all väiksemate pakettide puhul. Et oleks võimalikult lai kaitse ja see aitab. Aga ostukindlustus? Sealt tulevad pigem sellised õnnetusjuhtumi kahjud. Ostukindlustuse puhul ütleks, et see kaitse on piiritletud. Mina soovitaks siiski kodukindlustust vaadata. Lauri nõusõnul on igapäevase vihmasaju tõttu sagenenud teated sel suvel hoopis veekahjudest. Seega, mis tahes liiki kindlustuskaitse te valite kas oma kodule või robotniidukile, kaaluge erinevaid variante ja lugege peenikeses kirjas olevad laused ka läbi.